kolmas osa. Ikka koos Rahmaninoviga. Maailma ühe kurvema muusika maaletoojaga. No sellega see veel ei lõppe. Rahmaninov ja tema kurbus. Seesama kurbus, mida sa leiad enda hingest, enda hingemaastikult. Tundub, et sellel ei ole lõppu. Et see ongi nagu päris osaks, mis saadab sind igas päevas, kõige see kõikjal unes ja ärkvel olles, mis on kõigi mõtete taga üks lõputu vaikne kurbus. See väsitab ära ühel hetkel. Õigupoolest ta isegi ei väsitaks ära. Väga paljud inimesed elavadki selle hingemaastike üle laotuva, üleüldise kõike valdava kurbuse mõjus. Elavad terved elud, elavad terved rahvad ja nii edasi. Aga meie tüüpi inimeste, nagu sina ja mina, tabab üks keeruline olukord. Et kui mingisugusel hetkel, eluhetkel, ükskõik kas on nooruses või millal iganes, avastame me järsku enda jaoks alkoholi elavdava, vaimustava, ülivõimsa toime, kus kurbus kaob, asendub rõõmu ja ovastuse, kõike läbiva, kõike hõlmava positiivsuse ja kõige sellega. Mure on kadunud ühtäkki. Mured on kadunud. Alkohol on ennast tutvustanud rõõmujoogina. Rõõm on tulnud meie sisekosmosesse ja see kogemus on ülimuslik. See on võimas. Seda rõõmujoovastust tunnevad kõik maailma alkohoolikud. Olgugi, et enamik neist elab ainult mineviku mälestustes. Kui joobes olles tundsid seda ülivõimast, otse kui püha vaimu vabastavat väge. Ja see on jäänud ainult mälestustesse, kunagistesse aegadesse. Sest inimese teadvus ehk inimese vaimkeha on muideks sama resistentne nagu ka füüsiline keha. Seda me teame kõik ja sellega täiesti arvestame, et mingisuguste patoloogiliste, füüsiliste vaevuste juures pidev valuvaigistite kuritarvitamine viib resistentsuseni. Ehk eesti keeli siis valuvaigiste ei toimi enam. Ta ei toimi. Ja tuleb otsida kangemaid valuvaigisteid selle valu vastu. Aga me räägime hingemaastikust ja vaimsetest sfääridest, mitte füüsilisest kehast. Alkohol osutub ühel hetkel resistentseks, rõõmuallikaks ja valuvaigisteks, mis vaigistab seda pidevat kurbust. Ja see on dilemma. See on väga tõsine dilemma. Selle dilemma ehk otse kui selle piiripunkti taha, seal on meeletud surnuaiad. Meeletud. Siin on maetud miljardid inimesed, sest alkohol
valuvaigistina muutub resistentseks ja juuakse edasi, juuakse ennast lihtsalt selgelt surnuks. Lihtsalt juuakse surnuks. Ja see on kurb tõsiasi. Seal piiripunktis on miljardid lõppenud inimelud. Miljardid hauad aegade jooksul, muidugi. Ja sealt samast läheb tee edasi. Kui palju sealt läbi pääseb? Ma ei tea, jumal teab, kes sealt pääslast läbi lastakse. Ja need inimesed lähevad, et jõuda järgmisesse faasi, järgmisesse olemise ruumi, kus kohas nad leiavad väljapääsu. Nad saavad loobuda sellest, mis oli saanud eelmise olemise vormi absoluutseks kuningaks, türanniks, diktaatoriks, kuningannaks, mida iganes, kuidas iganes seda illustreerida. Kui nad on nüüd läbinud selle faasi, ja see on nüüd 3. osa. Kui palju sinna on jõudnud? Ma ei tea, see on nii põnev. Aga ma arvan, et see on juba väga vähe. Praegu tuli niisugune inspiratsioon. Võib-olla neid on näiteks suhtarvuna sama palju, kui Eestimaalt on lahkunud inimesi parema ninaesise ja parema elukvaliteedi, vähemalt nad usuvad, et see on parem elukvaliteet, eesmärgil lahkunud Eesti Vabariigist. See protsent on tegelikult, ta ei ole väga suur. Hinnanguliselt seal võib olla kuskil 10-15%. Nagu võtta aluseks just meie väike riik. Nad on lahkunud. Ja neil on see õnnestunud. Ja ülejäänud jäävad maha, peavad majandama siin täpselt niimoodi nagu on. See oli lihtsalt nagu võrdumina toodud. Nii et oleme jõudnud 3. faasi, kus hakkavad toimuma väga põnevad mutatsioonid. Ja need ei ole ühesed. Neid on seal väga palju erinevaid. Nii nagu me ise kõik oleme erinevad. Nii selles faasis, kus kohta jõuavad, kuhu antakse jõuda. Nendel kurvakestel, kes ei jäänud sinna piiripunkti maha, kus on miljardid hauad. 3. osas vaatame, mis seal toimuma hakkab. Kuidas hakkab see transformatsioon, muutumine.